Vaatame nüüd, kuidas anda õpilastele ülesandeks Google Forms küsimustiku täitmine. Selle jaoks liigume Create nupule ja valime Quiz Assignment. Meile luuakse automaatselt tühi Google Forms küsimustik, mille puhul me saame ka hiljem kasutada grade importingut. Ehk me saame õpilase poolt saavutatud punktisumma importida otse Google Classroomi. Paneme ülesandele pealkirja, kirjelduse ja lähme lisame Google Formsi mõned küsimused. Panen küsimustikule ka pealkirja ja lisan mõned küsimused. Lisan vastuse variandid ning märgin ära, mitu punkti on võimalik selle küsimusega teenida ja millised on õiged vastused. Selle jaoks lähen vastuse vaatesse. Märgin ära, et küsimusega on võimalik teenida 2 punkti ja õige vastus on banaanid. Valmis. Teen ka pildi natukene väiksemaks. Lisan teise küsimuse. Ja siin küsin näiteks, kui palju on 2 + 2. Vastus on lühike vastus ja lähen vastuse vaatesse. Õige vastus on 4 kas numbriga või 4 välja kirjutatult. Kõik teised vastused on valed ja ülesande eest on võimalik teenida 2 punkti. Lisan ka kolmanda küsimuse. Kui palju on 3 × 3? Vastuse variandid 4, 9 ja 16. Vastuse vaade, võimalik teenida 3 punkti ja õige vastus on 9. Enne veel, kui me läheme tagasi Google Classroomi, vaatame üle ka selle küsimustiku sätted. Selle jaoks liigume hammasratta peale ja oluline koht on siin punkt, kus on kirjas piira kasutajatega domeenis Rocca al Mare Kool ja domeeni usaldatud organisatsioonidega. See tähendab seda, et kui me teeme küsimustiku läbi Google Classroomi oma organisatsiooni kontoga, siis vaike väärtusena saavad küsimustikule vastata ainult õpilased, kes on Google Classroomi registreerinud ennast kooli domeeni Google'i kontot kasutades. Kui me juba teame, et meie kursusel on ka mõned õpilased, kes võib-olla kasutasid kogemata isiklikku kontot või kellel pole koolikontot, siis selle jaoks peame me siit linnukese eest ära võtma. Lisaks me saame piirata, mitu korda õpilased sellele küsimustikule vastata saavad. Kui me tahame, et nad saavad vastata ainult 1 korra, siis teeme linnukese siia ette piira 1 vastusega. Veel võime vaadata testide lahtrisse, testide saki alla ning siit kerides natukene allapoole saame me valida, mida vastajad näevad. Kas nad näevad, millistele küsimustele nad vastasid õigesti, kas nad näevad õigeid vastuseid ja kas nad näevad punktiväärtusi. Mina näiteks ei soovi, et õpilased näeksid õigeid vastuseid. Sellisel juhul nad ei saa näiteks oma klassikaaslastele ette öelda, et millised vastused olid õiged. Ja võtan siit linnukese maha. Salvestan küsimustiku ja võin selle brauseri saki sulgeda. Nüüd ma saan ka parempoolsest menüüst jällegi valida, kellele see küsimustik on mõeldud. Kuna ma lõin ühes eelmises videos hinnete kategooriad, siis seekord ma saan valida, et tegu on tunni kontrolliga. Ülesande punktid ei ole seekord väga olulised, kuna kui me kasutame hinnete automaatset importimist, siis need maksimumpunktid pannakse hiljem võrduma nende maksimumpunktidega, mis me oma küsimustikus määrasime. Kuna ma aga juba tean, et küsimustikus me panime maksimaalseks punktisummaks 7, siis ma võin siia ka kirjutada, et maksimum on 7 punkti. Saan jällegi määrata ka kuupäeva ja mis teema alla see küsimustik läheb. Valin 2. nädal. Ja esitan küsimustiku õpilastele.
vaatame, kuidas näeb küsimustiku täitmine välja ka õpilase vaates. Nüüd mul on Classroom avatud õpilase vaates ja ma näen, et teise nädalal on mulle lisatud tunnikontroll küsimustik. Klikin siia peale, võin vaadata detailvaadet või minna küsimustiku juurde kohe siit samast. Lähen enne detailvaatesse, siit ma näen, et võimalik on teenida 7 punkti. Seekord ise ühtegi faili lisama või looma ei pea. Läheme lihtsalt küsimustiku peale ja klikime siin. Kontrollin, et ma olen sisse logitud oma õige kontoga ja vastan küsimustele, mis on pildil. Banaanid, kui palju on 2 + 2, 4 ja kui palju on 3 × 3, selle vastust ma ei tea, vastan 16. Ja esitan oma vastused. Kui ma valin View Score, siis ma ka näen, palju ma punkte sain, 4 7 ja mis küsimused olid vastatud õigesti ja mis küsimused olid vastatud valesti. Küsimustiku puhul pärast küsimustiku täitmist ma enam midagi õpetajale ise manuaalselt esitama ei pea. Kuna küsimustik on täidetud, me saime seda teha ainult ühe korra, siis on ka see küsimustik esitatud. Kui ma lähen uuesti küsimustiku peale, teist korda ma enam seda küsimustikku esitada ei saa. Lähen tagasi õpetaja vaatesse. Olengi tagasi õpetaja vaates ja vaatan, kas mõni õpilane on küsimustikule vastanud. Ma näen, et üks õpilane on vastanud. Lähen selle ülesande detailvaatesse ja vajutan nuppu Import Grades ehk siis hinnete automaatne importimine. Soovin importida. Ja ühel õpilasele, kes küsimustik oli täitnud ja kes sai 4 punkti, on nüüd Classroomi automaatselt toodud need 4 punkti üle. Ta teenis 4 punkti 7. Me võime seda ka veel käsitsi ümber muuta, võib-olla kui me tahame anda boonuspunkte või millegi pärast punkte maha võtta, aga see automaatne importimine teeb meie elu kindlasti kergemaks. Ja enne veel, kui õpilane näeb, et ta on selle ülesandest punktid kätte saanud, pean ma ka veel valima selle õpilase või kõik need õpilased, kes on need punktid saanud ning valima ka Return. Võin jätta õpilasele ka privaatse kommentaari. Ja ongi õpilase küsimustik hinnatud.